No tervist, aeg jälle uueks turuülevaateks. Vahelduseks siis jälle positiivsed numbrid, kohe räägime sellest lähemalt. Kui sa näed mind esimest korda, pane videole like, hakka jälgijaks, lasen igal teisipäeval välja uue video, kus siis teengi kas turuülevaate või räägin kinnisvara ostmisest müügist veidi laiemalt. Aga maikuus siis Tallinna korteriomanditega tehti 531 tehingut, mida on 14% rohkem kui siin tehingute arvu põhjas aprillis oli. No, väikene selline positiivsuse laine pärast eriolukorra lõppu, tehinguid juba veidi rohkem, no 36% vähem kui eelmise aasta maikuus siiski. Aga mis on veel positiivne, on see, et pakkumine ei ole hakanud oluliselt kuhjuma. Keskmine müügihind maikuus oli 2125 eurot ruutmeeter. See on nüüd juba kasvanud 3%. See on täiesti hull, mida statistika võib näidata. Ta on nüüd praktiliselt kõigi aegade rekordi lähedal, mis siin detsembris sai tehtud. Praeguse kriisi ajal. Aga osakaaluna uute majade tehinguid jällegi rohkem, keskmine hind kõrgem. Kui me vaatame esmakasutuse aasta järgi tehinguid, siis tegelikult kõik segmendid on võrreldes siin kriisieelse ajaga madalamal. Vanade korterite puhul 5-10% hind all olenevad seal segmentidest, uute korterite puhul 3-6%. Lihtsalt osakaal on muutunud keskmise jaoks. Kui võrdlemisi tehakse rohkem tehinguid 2000 eurot pluss ruutmeeter, siis keskmine ka kasvab. Praegu seda mõjutab ilmselt juba see, et kallimas segmendis, kes enne oli laenuvõimeline, on nüüd ka odavamas segmendis praegu öeldakse rohkem ära. Ja uusarenduste tehingud, mida on juba võib-olla pool aastat varem kokku lepitud, mis endiselt toimuvad. Käisin siin mai lõpus ka Tõnu Toomparki kinnisvaraturu ülevaadet kuulamas, mis mul jäi sealt kõrvu prognoosi kohaselt, kuigi majanduse jaoks keerulised kohad ootavad veel ees, siis kinnisvaraturule praegune kriis ei saa kaugeltki mitte nii karm olema kui 2008-2009. Siiski hinnapõhi ilmselt saavutatud ei ole. No, obviously. Tehingute põhi võis ära olla, aga prognoosi kohaselt kuna nõudlus püsib madalamal, kui ta oli varasemalt ja pangad ka tänasel hetkel kõiki tahtjaid finantseerida ei saa, siis madalama nõudluse pealt tehingu hinnad samamoodi tilguvad vaikselt allapoole, kuni kuskil nõudluse pakkumise tasakaal leitakse. Prognoosi kohaselt hindade põhi saabub tehingute arvu põhjast 2-3 kvartalit hiljem, ehk siis praegusest võtta 2020 lõpp, 2021 algus. Ja prognoosi kohaselt hindade langus varasemast tipust circa selline 15%. Kui me vaatame praegu kohati 5-10% langus juba ära käinud, siis tegelikult see prognoos ei tundugi nii hull. Soovin teile kõigile enda tehinguteks edu. Kui paned subscribe, siis näeme ka juba järgmisel korral, kus samamoodi kinnisvaraturust räägime. Praegu soovin ilusat suve algust ja näeme juba järgmisel korral. Seniks. Tšau!